Tere! Ilusat reede pealelõunat kõigile. Me vabandame selle väikse viivituse pärast, millegipärast on see tehnika iga kord, kui meie loengusari peab algama, siis meilt mõne minutiga alt vedanud. Aga ma loodan, et sellest ei ole midagi, et kõik, kes pidid natukene ootama, leiavad tee tagasi meie juurde. Nii oleks tahtnud teile täna öelda tere tulemast siia Värska kultuurimajja, kuid olude sunnil oleme me kõik, nagu te näete, kenasti igaüks omale mugavas kohas, kes kodus, kes töökohal ja ühinenud siis teiega veebi teel. Aga ärme laseme sellest ennast heidutada ja asume siis kohe tänase loengu juurde. Tänase loengu kannab siis pealkirja, mis kasu on väikelinnas kultuuripärandist. Meil on toimunud juba 5 loengut ja üks aktiivne demokraatia trenn noortele. Me oleme väga rõõmsad, sest meile on jagunud kuulajaid ja kaasamõtlejaid, kes ei ole aga saanud nendel loengutel osaleda, siis olgem rõõmsad, need on kõik järelkuulatavad meie Facebooki lehel. Avalike loengute sari, mis on siis nüüd toimunud, on saanud toimuma koostöös Eesti Koostöökogu rändnäitusega Kodukoha kompass. Väikelinnades rändav näitus avab linnaruumi ja inimeste heaolu vahelisi seoseid ning kutsub just kohalikku kogukonda nii väiksemate kui suuremate sekkumistega ka ise oma elukeskkonda parandama. Avatud Kodukoha kompass on siis näitus 3. märtsini veel Võrumaa Keskraamatukogus ja iga 11 saab veel anda oma panuse, külastades raamatukogu, kus on siis üles seatud ilus värviline ketas kompass, kus sul on siis võimalus anda oma vastused 8 küsimusele, mis kõik puudutavad meie elukeskkonda siin meie piirkonnas. Igal meie omavalitsusel on oma värv. Kasutage kindlasti seda võimalust, näidake üles oma aktiivsust ja aidake oma kodukoha arengus kaasa rääkida. Samasugune kompass on ka üleval Võru Maximarketis. Kui meil täna kõik hästi läheb, siis saame juba täna loengu lõpus teha kokkuvõtted antud tagasisidest, mis on siis juba nendele ketastele laekunud. Nii nagu näituse ja loengusari kutsub inimesi üles mõtlema, kuidas avalik ruum mõjutab meie tervist, meie heaolu ja kuidas meie ise kogukonna liikmetena saaksime kohalike otsuste tegemisel rohkem kaasa lüüa, seda sama mõtet kannavad ka meie Vunkimano loometalgud. Suur rõõm, et meie järgmised Vunkimano loometalgud on juba 2 nädala pärast 11. kuni 13. märtsil, mitte siis jälle nii nagu esialgu välja kuulutatud Värskas, vaid hoopis veebikeskkonnas. Saab olema taas põnev ja uutmoodi kogemus meile kõigile. Ka olete sinna oodatud veebi teel meiega kaasa elama. Aga nüüd on mul tõeliselt hea meel sisse juhatada tänane loeng. Ma loodan, et nüüd kõik need inimesed peale minu pikka sissejuhatus on leidnud tagasi tee meie laivi. Ja nagu ma ütlesin, siis tänane loeng kannab pealkirja, mis kasu on väikelinnas kultuuripärandist. Olete oodatud kõik aktiivselt kuulama, kaasa mõtlema ning esitama ka küsimusi siinsamas Facebooki laivi kommentaarides. Nüüd aga ma annan sõna Tartu Linna Muuseumi ekspositsiooniosakonna juhatajale Nele Tresenile. Nele, kas sa oled siin? Ja, tere, täiesti olemas. Nii, ma nüüd jagan oma ekraani ka. Niimoodi, kas on olemas? Jaa. Väga hea. Tere tulemast ka minu poolt. Mul on suur rõõm täna siin olla ja rääkida teiega teemal, mis on minu jaoks väga oluline ja mis mulle tundub on aina olulisemaks saav ja see on kultuuripärand. Kultuuripärandi hoidmine ja selle edasikandmine järgnevatele põlvedele. Enne kui ma alustan oma loenguga, siis paar sõna minust endast, sest eks ta ole ju nii, et kui saad teada natukene ka sellest, kes loengut peab, siis mõistad paremini seda, mida ta räägib. Mina olen muuseumitöötaja. Aastast 2015 töötan siis Tartu Linna Muuseumis ja alates 2017. aastast olen ekspositsiooniosakonna juhataja. Ehk siis tegelen näituste koostamisega ja ettevalmistamisega. Ning alates eelmisest aastast olen ka siis AICOM Rahvuskomitee Eesti alakomitee juhatuse liige. Samal ajal
olen ka doktorant Tartu Ülikooli religiooniuuringute õppekaval ja minu suureks huviks on koorilaul. Laulan juba 2009. aastast Tartu Ülikooli kammerkooris. Ehk siis kultuuripärandiga ma puutun kokku nii tööd tehes kui ka doktorantuuris kui ka loomulikult lauldes. Aga läheme siis tänase loengu juurde. Tänane loeng kannab pealkirja, mis kasu on väikelinnadel kultuuripärandist. Seda loengu teemat ei mõelnud mina välja, see oli juba sellel loengul ja kui ma alguses kuulsin sellest teemast, siis tekitas see minus millegipärast sellise küsimuse, et oot, et kas see küsimus kuidagi vihjaks sellele, et me peaksime mõtlema, kas üldse väikelinnadel on kultuuripärandit vaja. Ja siis ma mõtlesin, et loomulikult on vaja, et kuidas üldse teistmoodi võiks mõelda. Ja sellest me täna ka räägime, miks siis on väikelinnadel kultuuripärandit vaja, sest tegelikult, kui me mõtleme kultuuripärandi peale, siis vahet ei ole, kas sa elad New Yorgis, Tallinnas, Tartus, Põlvas, Valgas, kultuuripärand on oluline. Ja see, kuidas see kultuuripärand siis lõppude lõpuks inimesteni jõuab, kuidas me seda vahendame. Jah, siin mängivad väga suurt rolli rahad. Raha paneb asjad liikuma, seda me kõik teame, aga väga-väga oluline on ka kogukonna enda aktiivsus, sest eks ole see niimoodi, et need rahad tulevad sinna, kus ka inimesed aktiivselt seda küsivad, tahavad ja oma visioone esitavad. Ja kasu selles pealkirjas, kasu all ma mõtlen kasu kõige üldisemas mõttes, mitte ainult rahalist kasu. Kasu ka identiteedi osas, hea avaliku ruumi osas, ehk tänases loengus me vaatame seda kasu väga laialt. Ja väikelinnad on selline mõiste, et mulle vähemasti tundub, et viimastel aastatel on kuidagi väikelinnade mõiste juurde liitunud selline mitte just eriti positiivne varjund. Et see on ka see teema, milles pärast arutelu voorus tahaks teiega ka rääkida, et kuidas need inimesed, kes ise elavad väiksemates linnades, piirkondades, kuidas nad ise mõistavad seda sõna väikelinn, kas nad mõtlevad ennast kui väikelinna kodanikust, kas üldse see mõiste on neil oluline, et sellest tahaks ka kindlasti pärast rääkida. Aga läheme siis loenguga edasi. Loengut alustaks sellise mõtte eksperimendiga. Kujutage ette olukorda, kus Eestis ei oleks ühtegi vanemat ehitist või eset vanemat kui 50 aastat. Kujutage ette, kui me ei tähistaks jaanipäeva ega vastlaid. Meil ei oleks laulu ega tantsupidusid, ei seda suurt kui ka väikseid kohalikke. Kui Eestis ei osataks ühtegi rahvatantsu ega rahvalaulu, meil poleks ühtegi rahvariiet ja kui teil oleks kodus ühtegi eelmise põlvkonna poolt pärandatud eset ega fotot. Ja loomulikult muuseume ka ei oleks, sest mis mõtted nendel muuseumitel siis sellises olukorras ka oleks. Minul isiklikult on seda olukorda väga-väga raske ette kujutada ja ühelt poolt ma arvan, loomulikult põhjus seisneb selles, et me oleme selle vaimse ja füüsilise rikkusega lihtsalt väga-väga ära harjunud. Võib isegi öelda, et me oleme sellega ära hellitatud. Ja nii nagu me olemegi harjunud sellega, et me jalutame metsas, käime mere ääres, hingame värsket õhku, siis me oleme harjunud ka sellega, et me saame jalutada väga vanade ja väärikate hoonete vahel, imetleda imelist puitarhitektuuri, süüa sõira, juua kalja. Et see on midagi, millega me oleme nii ära harjunud. Ja ega me ei mõtle väga selle peale. Kindlasti mõned mõtlevad rohkem kui teised, aga eks ta ole niimoodi, et selle kultuuripärandi väärtuse peale hakkame mõtlema tihtipeale kahel juhul. Esimeseks juhuks on siis see, kui me käime üritustel, mis siis eksponeerivad seda kultuuripärandit, kui me käime folgil või laulupeol. Ja teisalt hakkame tugevamalt mõtlema kultuuripärandi peale siis, kui me tunneme ohtu, et kultuuripärandit
keegi hakkab hävitama või me tunneme, et sellega ei toimita meie arvates ilusasti ja väärikalt. Ja üheks selliseks näiteks ongi siis see, mis juhtus 2019. aastal Tallinnas. Ma arvan, et te kõik olete sellest loost kuulnud. Nimelt tuli välja, et hakatakse lammutama ühte 20. 30. villat, kus siis oli toimetanud viimased aastad Umami restoran. Ja inimesed siis hakkasidki oma allkirju andma selle vastu, et seda lammutatakse. Ja päris palju oli ka nende allkirjade andjate seas neid, kes võib-olla ei olnudki kunagi seda maja ise füüsilisel kujul näinud või nad ei olnud rääkimata, et nad seal restoranis oleksid käinud, eks ju. Et nad nägid esimest korda alles seda veebi või ajalehtede vahendusel, aga nad andsid oma allkirja. Ja see näitabki seda, et sellel hetkel käis mingi klikk ära, et inimesed tundsid, et kultuuripärandiga käitutakse halvasti, et see ei ole õige, et see ilus villa maha lammutatakse. Ja loomulikult suur roll oli loomulikult ka selles, et ta nägi ka väga hea välja. Kui me mõtleme selle peale, et kui meil on võrdluses kultuuripärand, mis ei ole kohe üldse heas seisus ja võrdluses siis kultuuripärand, mis on ilusasti värvitud ja taastatud, siis kohe see ilus läheb meile nii-öelda sügavamalt hinge. Ja see villa lammutati ja nüüd, kui ma ei eksi, siis on seal praegu kortermajad. Ja see viibki meid tänase loengu küsimuste juurde, et mis on siis kultuuripärand? Mis rolli mängib kultuuripärand identiteediloomes? Kuidas mõjutab kultuuripärand avalikku ruumi? Kas kultuuripärandi säilitamine on üldse jätkusuutlik, sest me ju oleme kuulnud neid jutte ja nii mõnelgi kindlasti meil on ka kogemus, et kultuuripärandiga nii-öelda selle taastamine ja hooldamine võib olla üpriski kulukas projekt. Ja lõpuks, mis rolli mängib kultuuripärand turismis? Kultuuripärandi mõistest siis alustame. Kultuuripärandit kõige üldisemalt võib defineerida niimoodi, et see on see aineline ja vaimne pärand, mida meile on jätnud eelmised põlvkonnad, milles me elame ja mida me anname edasi järgmistele põlvkondadele. Mitte kõike pärandit, mida eelmised põlvkonnad on meile andnud, ei peeta kultuuripärandiks. Ja tihtipeale see, mida kultuuripärandiks peetakse, ongi ühiskonna või siis väiksemate gruppide otsus. Sellest me räägime pikemalt hiljem. Ja kultuuripärand jagunebki siis laias laastus kaheks. On aineline kultuuripärand, milleks on siis see kultuuripärand, mis on füüsiline. See on tangible, mida me saame katsuda. Loomulikult, kui te muuseumil lähete, siis jah, ärge katsuge, aga ta on katsutav, ta on füüsiline. Ja siis meil on vaimne kultuuripärand ehk siis intangible kultuuripärand, mida me ei saa katsuda. See on see kultuuripärand, mida me anname edasi läbi selle, et inimestel on teadmine nendest oskustest, väärtustest ja arusaamadest ja see pärand nii-öelda realiseerub siis nendest tegevustest, kas me räägime seda keelt, me saadame korda mingeid rituaale, et see on siis vaimne kultuuripärand. Aga läheme siis füüsilise kultuuripärandi juurde. Tänapäeval käsitletakse kultuuripärandi ainelise osana siis kõikvõimalikke inimese loodud või inimese ja looduse koosmõjus tekkinud esemeid ja paiku. Ja just neid esemeid ja paiku, millel on siis aja ja kultuurilooline või esteetiline väärtus. Ja füüsiline kultuuripärand siis jaguneb omakorda kolmeks. On liikuv, on liikumatu ja veealune kultuuripärand. Ja nüüd me tulemegi selle kultuuripärandi kaitse teema juurde. Ehk siis, nagu me eelmistelt slaididelt nägime, kultuuripärandi mõiste on väga lai ja suur. Aga need kultuuripärandi liigid, need füüsiliste mälestiste liigid, mis on siis täiesti kindlalt kultuuripärand ja mida kaitstakse, need siis koondatakse kokku
kui jälle tuleb uus mälestis või muu mälestise liik, mis võetakse kaitse alla, siis see pannakse sellisesse kohta nagu register.muinas.ee. Ja Muinsuskaitseamet on siis see, kes tegeleb nende mälestistega, kes siis koondab need kokku. Muinsuskaitse nõukogu on see, kes otsustab. Näiteks meil kõigil on tegelikult võimalus saata Muinsuskaitseametile avaldus, kui me arvame, et mingi kultuuripärand võiks minna kaitse alla. Meil on võimalus saata see kiri ja siis Muinsuskaitse nõukogu otsustab, kas siis võetakse see mälestis kaitse alla, riikliku kaitse alla või ei võeta. Ja oma töös lähtuvad nad sätestatud seadustest ja mingi teatud kultuuripärandi kaitse alla võtmise all on alati oluline see, kui väärtuslikuna seda nähakse, kui erakordsena, kuivõrd mingit teatud ajastut ilmestava nähtusena seda nähakse. Et muinsuskaitse ei saa kindlasti võtta riikliku kaitse alla kõiki, et nad alati teevad mingi valiku. Ja siin ma olengi siis ära toonud füüsiliste mälestiste liigid. Neid on kokku 2, 4, 6, 8 tükki. Viimasena siis on ka lisandunud looduslikud pühapaigad. Ja nüüd läheme selle võib-olla siis kuidagi, kuidas ma ütlen, rohkem hoomamatu mälestise liigi juurde ja see on vaimne kultuuripärand. Vaimne kultuuripärand, seda nimetatakse elavaks pärandiks. Ja miks seda elavaks pärandiks nimetatakse, ongi see, et need on need teadmised, oskused, kombed ja tavad, mis elavad ja toimivad ka tänasel päeval. Nad ei saa elada ja toimida, kui ei ole inimesi, kes neid hoiavad, kes neid edasi kannavad. Et inimene ongi see, kes teeb selle vaimse kultuuripärandi nähtavaks, kuuldavaks, käega katsutavaks, maitstavaks ja tunnetavaks. Ja mis on vaimne kultuuripärand mingi teatud kogukonna jaoks, on see, lähtubki sellest, mida kogukond ise arvab. Kas see on tema jaoks oluline, kas see on teda iseloomustav, kas seda kultuuripärandit on vaja edasi kanda ja järgnevatele põlvedele siis edasi anda. Ja siin ongi üks tore pilt võetud minu enda fotokaustast, Kammerkoori fotokaustast ja see pilt ilmestab väga hästi vaimset kultuuripärandit. Nimelt on siin kujutatud rongkäiku, mis viib sulpi. Ja milles siis asi seisneb? Nimelt 3 koori, Tartu Ülikooli Akadeemilise naiskoori, vilistlaskoori ja kammerkoori seas on kaua aega olnud selline traditsioon, et me peame Triin Kochi kooride laulupäeva. Ja 2019. aastal oli see siis 13. Ja see laulupäev näeb selline välja, et me tuleme kokku, me harjutame, me paneme ennast rahvarõivisse, me võtame kaasa oma lipud, oma sildid ja me läheme rongkäiguga Sulbi lauluväljakule, kus siis peetakse maha üks korralik koos tantsuga laulupäev. Ja see on väga-väga oluline traditsioon nii nendele kooridele, dirigendile kui ka loomulikult Sulbi rahvale. Ja selle traditsiooni osaks on ka see, et rongkäik, kui ta algab Triin Kochi maakodust, siis ta suubub esimese kohana siis Osula lahingu mälestusmärgi juurde. Osula lahing oli siis 46. aastal toimunud metsavendade ja nõukogude võimude vahel lahing, mis on väga oluline sündmus. Ja me mälestame seda, me laulame seal isamaalisi laule, me peame kõne, me paneme küünla ja me paneme pärjad sinna mälestusmärgi ette. Et see on siis jah üks näide vaimsest kultuuripärandist, et seda pärandit seda ei oleks, seda traditsiooni, kui meie ei kannaks seda edasi ja kui meie ei arvaks, et see on kandmist väärt.
Ja kultuuripärandi kõrval on oluline pärandi liik veel looduspärand. Looduspärandis siis kuuluvad kõik need looduslikud mälestised, mida peetakse siis teaduse, loodushoiu või loodusliku ilu vaatenurgast väärtuslikuks. Ja siia alla käivad ka siis inimese ja looduse koostoimel tekkinud maastikud. Ja foto on siin Rakvere tammikust. See on mulle väga tugevalt kuidagi, kannan seda väga tugevalt endaga kaasas. Nimelt üks pool minu suguvõsast on maetud Rakvere surnuaeda ja juba väiksest saati ma mäletan, et kui me surnuaeda läksime, siis ikka tihtipeale oli oluline võtta ka kaasa väike söögi- ja joogipoolis, et austada esivanemaid, olla, rääkida nendest. Ja tihtipeale sattusime ka sinna tammikusse selle sama surnuaia käigu raames ja istusime seal ja rääkisime, et see müstiline koht on minu jaoks väga oluline olnud juba väga väiksest saati. Ja sellepärast ma selle pildiga siia slaidi illustratsiooniks panin. Ja minnes edasi, siis just see kultuuripärand ja looduspärand kokku moodustavadki maailmapärandi. Kui me mõtleme kultuuripärandist ja looduspärandist, siis tihtipeale mõtleme, et jah, et see on meie piirkonna, see on meie Eesti jaoks oluline, aga tegelikult peaksime mõtlema võib-olla isegi suuremalt, et see on ju terve maailmapärand, sest meie pärand, see, kas me kanname mingit pärandit edasi, see on selles mõttes ka oluline, kas see jääb maailmapärandi osaks. Kas ka näiteks turistid, kes tulevad siia 20 aasta pärast, kas nad saavad osa saada sellest meie kultuuripärandist ja meie looduspärandist. Ja UNESCO ongi väga hästi võtnud selle maailmapärandi kokku ühte ilusasse lausesse, et maailmapärand on meie mineviku pärandus, see, millega me elame koos täna ning mille me siis anname üle tulevastele põlvedele. Ja siin ongi oluline just see, et me anname edasi selle pärandi tulevastele põlvedele. Võib tekkida see küsimus siis ikkagi, et tore on. Kultuuripärand rikastab, looduspärand rikastab, aga mis on need teised põhjused? Miks meil ikka on vaja seda kultuuripärandit? Ja 1994. aastal tehti Inglismaal üks uuring rahva seas, päris palju vastajaid oli, need, kes seal uuringus osalesid ja küsitigi suhet kultuuripärandisse. Ja tuli välja, et see suhe kultuuripärandisse, et seda võis jagada kaheks. Olid need, kes suhtusid väga praktiliselt kultuuripärandisse, et kultuuripärand, sellega saab raha teenida, see toob raha sisse. Kultuuripärandi tõttu tulevad meie piirkonda turistid, panustavad meie kogukondadesse. Ja teine siis pool oli see, kes ütles, et kultuuripärand on neile emotsionaalselt oluline. Ja emotsionaalselt oluline, see tähendas väga laialt, emotsionaalne tähendabki seda, et see on oluline ka selleks, et kuidas ma ennast mõistan, et kuidas mu pere mõistab ennast, kuidas meie kogukond mõistab ennast. Et see emotsionaalne on väga paljude inimeste jaoks väga oluline, sest tõesti kultuuripärand räägib midagi olulist nende endi kohta ja kogukonna ja perekonna kohta. Üks tore dokument, mis sai valmis natukene aega tagasi, on siis Eesti inimarengu aruanne 2019-2020. Ja seal on väga huvitavaid artikleid, mis käsitlevad kultuuripärandit, avalikku ruumi, loodushoidu. Ja seal on ka Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja Triin Talk kirjutanud artikli kultuuripärandist ja avalikust ruumist ja jätkusuutlikkusest. Ja need kaks slaidi, mis mul siin järgnevalt ongi, ma olen siia koondanud ära need põhipunktid, mida nad siis toovad välja, miks kultuuripärand on meile oluline. Ja siin, kui me neid nüüd võtame järgepanu läbi, siis me näemegi, et siin on see identiteedi ja emotsionaalse pool kui ka siis praktiline pool. Ja selle praktilise poole pealt võib nii öelda, et nagu ma alguses ka ütlesin, et selles loengus ma mõistan kasu
laiemalt kui ainult rahaline kasu, siis samamoodi on ka tegelikult praktilisega. Et me võime mõelda, et praktiline on see, et see toob meile raha sisse, aga tegelikult praktiline, ratsionaalne on tegelikult ka see, et me panustame kultuuripärandisse, mis on meie jaoks, meie identiteedi jaoks oluline. See on selles mõttes ka praktiline. Et need emotsionaalne ja praktiline selles mõttes põimuvad väga paljudes erinevates punktides. Aga mida siis Siim Raie ja Triin Talk välja tõidki, ongi see, et kultuuripärand suurendab piirkondade atraktiivsust ja konkurentsivõimet. Et see meelitab piirkonda erinevaid talente, erineva valdkonna talente ja soodustab majandust. Kultuuripärand annab piirkondadele ja linnadele eripärase identiteedi ja võimalused kultuuriturismiks. Sellest räägime hiljem rohkem. Kultuuripärand soodustab ka töökohtade loomist nii pärandiga otseselt seotud valdkondadest kui ka siis lõpuks näiteks turismi ja loomemajanduse valdkonnani välja. Ta on oluline tehnoloogilise ja digitaalse innovatsiooni allikas. See punkt on väga oluline, kui me räägime muuseumitest, et muuseumid on ju mõtlevad kogu aeg, et kuidas seda kultuuripärandit, mida nad hoiavad, säilitavad ja vahendavad, kuidas seda vahendamist teha võimalikult atraktiivselt. Et näiteks, mis Tartu linna muuseum just hiljuti valmis sai koostöös Babah Meediaga, oli see, et me tegime Tartu rahu läbirääkimistest virtuaalreaalsuse. Ehk siis inimene paneb need virtuaalreaalsuse prillid pähe ja ta satubki Tartu rahu läbirääkimistesse. Et üks võimalus ongi siis virtuaalreaalsuse kasutamine selleks, et kultuuripärandit atraktiivselt rahvale siis näidata ja neid kaasata. Siis kultuuripärand on oluline ka selle poolest, et ta toob kasumit nendesse ettevõtetesse, kes siis otseselt tegelevad pärandiga, kui ka siis pärandiga kaudsemalt seotud projektide ja investeeringute kaudu. Kultuuripärand on piirkondade jätkusuutliku uuenemise käivitaja. Ja see järgmine punkt on ka väga-väga oluline. Ta on osa lahendustest kliimamuutusega võitlemisel. Jätkusuutlikkusest räägime hiljem pikemalt, aga võttes arvesse seda olukorda, kus me tänapäeval oleme ja mõeldes selle peale, miks me oleme jõudnud sellisesse maailma, kus meie loodus on ohus, kus tegelikult olenevatest piirkondadest meie siin Eestis saame olla õnnelikud, et me hingame üpriski puhast õhku võrreldes muude piirkondadega, et tänapäeval peaks olema niimoodi, et kõik need otsused, mida me teeme, nende otsuste juures peab alati olema oluline ka see, et kuidas me võitleme kliimamuutustega, et kuidas see otsus aitab kaasa sellele, et me kaitseme loodust ja me võimaldame järeltulevastel põlvedel elada sama ilusus ja võib-olla veel paremas keskkonnas. Kultuuripärand parandab elu kvaliteeti, andes kohtadele omapära ja meeldiva miljöö. Teeb siis need populaarseteks elu- ja töökohtadeks ning reisisihtkohtadeks. Kultuuripärand soodustab elukestvat õpet, kuuluvustunnet ja kodanikuuhkust. Ja kultuuripärand aitab luua kogukonna sidusust. Ja nüüd järgmisena vaatamegi nendele punktidele otsa, lähtudes siis 3 olulisest teemast. Kultuuripärand ja identiteet, kultuuripärand ja avalik ruum, jätkusuutlik avalik ruum ja kultuuripärand ja turism. Kultuuripärand ja identiteet on üks väga kuulus lause, mida tihtipeale korratakse erinevates kohtades. See on Juhan Liivi lause, et kes elab minevikuta, see elab tulevikuta. Ja tihtipeale, kui seda lauset öeldakse, siis võib mõelda, et okei, tõesti, ajaloo teadmine on väga vajalik, et peame õppima ju vigadest, mida on eelnevalt korda saadetud, peame olema paremad, targemad, õiglasemad. Aga tegelikult, kui sellele lausele otsa vaadata, siis see on lause, mis on väga tugevalt seotud identiteediga. Ehk inimene on mäletav olend.
kui me mõtleme enda peale, siis kui palju selles mängib rolli, kuidas me ennast mõtestame, kuidas me mõtestame olevikku ja tulevikku, kui palju mängib selles rolli see, kuidas me oleme elanud, kuidas meie põlvkond, kuidas meie kogukonnad on elanud, kuidas meie perekond on elanud. Ehk siis inimene on mäletav olend ja minevik on talle väga oluline. Võikski öelda niimoodi, et inimene ilma minevikuta, ilma mineviku tundmise ja teadmiseta on kui kaardilugeja ilma kaardita. Ehk see on väga keeruline. Ja kultuuripärand mängib selles minevikus ja selles identiteedis väga olulist rolli. Sest kultuuripärand on see, mis kannab endas väga olulisi sõnumeid ja väärtusi, mis annavad elule tähenduse. Kultuuripärand on see, mis aitab vastata sellistele küsimustele, nendele väga olulistele ja populaarsetele küsimustele, nagu kes ma olen, kus ma tulen ja kuhu ma lähen. Või siis kui laiendada seda kogukonna peale meie vormis, siis kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Ja kultuuripärand mängib väga olulist rolli ka loomulikult selles, et kui tuua üks väga lihtne näide, siis me kõik kindlasti oleme kogenud seda, et me läheme kuhugi välismaale, räägime mõne välismaalasega ja siis ta küsibki, et aga räägi Eestist, missugune on sinu kodumaa? Ja me ikka väga tihti räägime sõnades, millel on väga tugev link side kultuuripärandiga. Me räägime laulu- ja tantsupidudest, me räägime saunast, leivast, sõdadest, meie suur rahvuslik narratiiv, et me oleme võidelnud iseseisvuse eest nii kaua ja nüüd lõpuks me oleme vabad, et me tegelikult see jutt, mida me räägime, on väga palju kultuuripärandist, nii vaimsest kui füüsilisest kultuuripärandist täis imbunud, et see on väga oluline, kuidas me ennast presenteerime teistele. Ja loomulikult kultuuripärand lubab paremini aru saada ka eelnevatest põlvkondadest ja ajaloost. Siin on taaskordne pilt kammerkoori varasalvest. Eks alati ole niimoodi, et kergem on rääkida piltidest, millega sul endal on väga tugev seos. Ja see on üks näide kultuuripärandist ja identiteedist taaskord. Siin on üks lõbus kammerkoori, valik kammerkoorist pildi peale jäänud enne Tartu laulupeo rongkäiku 2019. aastal, see suur juubeli laulupidu. Ja siin te näete, on sildid, mis kannavad endas tänusõnumit. Me täname nende siltidega dirigente ja heliloojaid. Loomulikult siin on valik nendest, kõik ei jõudnud siltide peale, kelle me täname neid selle eest, et nad on niivõrd suuresti ja palju panustanud sellesse, et meie koorilaul, Eesti koorilaul elab ja hingab. Ja koorilaul on ju selline asi, et loomulikult koorilauljana me mõtleme koorilaulust kui võimalusest ennast kuidagi väljendada ja me tahame, et me teeme seda piisavalt kvaliteetselt. Aga koorilaul ja muusika on ju väga oluline osa Eesti rahvast ja Eesti rahva identiteedist. Et jah, selle väikese tänusõnumiga siis see pilt näitabki seda, kuidas me kanname edasi seda kultuuripärandit ja kuidas me oleme tänulikud nendele, kes on võimaldanud meile seda, kes on võimaldanud meile neid ilusaid isamaalisi laule. Et selline sümboolne tänuavaldus. Läheme siis järgmise teema juurde, kultuuripärand ja avalik ruum. Kui me räägime erinevatest piirkondadest, erinevatest linnadest, siis pea kõikide nende linnade ja piirkondade nii-öelda lõimeks, kuhu peale hakatakse siis ehitama ja arendama uut, on ikkagi vana ehituspärand ehk siis ehitised vanematest eelnevatest aegadest. Ja see moodustab väga tugeva alusmustri järgnevale siis ehitustegevusele. Ja see on väga tänuväärne, kui linnad ja erinevad piirkonnad hoiavad elus ja säilitavad ja korrastavad neid vanu hooneid, mida neil on au omada.
ja miks ta nii põnev ja huvitav teema on, see avalik ruum ja kultuuripärand on see, et see ehituspärand loob väga omapärase ja mitmekihilise ruumi. Et Muinsuskaitseameti peadirektor ongi ju öelnud ühe toreda lause, mis iseloomustab väga hästi tänapäevast ehitustegevust, ongi see, et see, kui me saame kui meil on ehituspärand ja me saame sinna peale luua uut ruumi, siis see on väga palju parem võrreldes sellega, kui me lähtuksime ainult globaalsetest ehitustrendidest ja kõik meie piirkonnad ja linnad oleksidki selle tänapäeva globaalse ehitustrendi jälgiva näoga. Et jah, ehituspärand loob omapärase ja mitmekihilise ruumi ja ta loob sellise lisaväärtuse kõigile nendele teistele avalikus ruumis toimuvatele tegevustele. Me oleme kindlasti ka ennast avastanud mõttest, kui me näiteks läheme kuhugi teise linna, kui me läheme reisima, et kuidas me valime neid kohti, kuhu me läheme näiteks sööma või jooma, kultuuri kogema. Et tihtipeale mängib ka rolli see, et see koht on põnev ja huvitav ja mida ajaloolisemalt mitmekihilisem see on, seda põnev ja rikastavam see on. Ja see ehituspärand loob ja suurendab ja tekitab ka kohatunnet, et ehituspärand on ju midagi sellist, millel on oma lugu ja inimestel on ikkagi vaja seda, et kohatunde puhul on väga oluline see, et seal oleksid mingid pidepunktid selle kohaga ja selle piirkonnaga ja sellest räägime hiljem rohkem, aga ehituspärand koos kaasnevate lugudega võimendab väga hästi seda kohatunnet. Ehituspärand tõstab elukeskkonna kvaliteeti, suurendab ka motivatsiooni piirkonda jääda ja arengusse panustada, suurendab turismi ja kinnisvara kasutusväärtust. Selle slaidi taustaks on mul toodud pilt siis Valgast, Valga Kreisi ametiasutuste majast, mis sai siis alles hiljuti väga kenasti korda tehtud ja võrdluseks neile, kes ei ole käinud või kes ei mäleta seda olukorda, siis siin on see võrdlusmoment. Ja kui me vaatamegi seda kahte pilti, siis siin ju tegelikult ei ole ainult tegu sellega, et hoone tehti korda, vaid ka loodi sinna ümber jalakäijale, mitte autoga inimesele, siis mõnus liikumisruum ja olemisruum. Et üks väga hea näide sellest, kuidas siis kultuuripärand on kenasti korrastatud. Ja siit saamegi edasi minna kultuuripärandi ja jätkusuutlikkuse teemaga. Et nagu ma loengu alguses mainisin, siis võib tunduda see mõte, et no nii, mul on see 200 aastat vana maja ja nüüd ma peaks selle korda tegema. See võib tunduda väga sellise ulmelise mõttega, sest me kõik oleme kuulnud neid jutte, et see võtab väga palju raha ja eriti hull on see, kui see veel on riikliku kaitse all, et siis ma ei tohi nagu mitte midagi vist eriti sellega teha, et need piirangud on ranged. Aga eks sellega olegi niimoodi, et muinsuskaitse, tänapäevase muinsuskaitse eesmärk on säilitada seda algupärast ja iga väiksemgi nii-öelda muudatus selles algupärandis ju tegelikult tõmbab maha selle hoone, seda algupärast olemist. Et sellepärast ka muinsuskaitse väga soovib, et hooned, mida siis korrastatakse, et nendest säilitatakse see algupärasus. Ja tänapäeva muinsuskaitse ongi läinud pigem siis konserveerimise teed, et mitte, et me ei rekonstrueeri vana, vaid et me säilitame seda, mis on ja ka need muudatused, mida me tegelikult teeme selle hoone juurde, et näiteks Jaani kirik on üks näide Tartus, et see uus või siis Haapsalu linnus, et see uus, mida me juurde teeme, et see on silmnähtavalt uus. Loomulikult, mida vähem uut, seda parem, aga kui siis uus. Need kihid peavad olema nähtavad, et täpselt, et järeltulevastele põlvedele säilitada seda algupära. Ja jätkusuutlikkusest rääkides, siis üks kuulsad arhitekte Elefante on öelnud nii, et kõige rohelisem on ehitis, mis on juba ehitatud.
Ehk siis, kui me räägime kultuuripärandi korrastamisest, siis hoone elukaare energiabilansist kulub küttele umbes 20% ja ülejäänud 80% neelab materjalide tootmine ja ehitus. Ehk siis, kui me oleme sellise olukorra ees, et meil on näiteks mõis ja mõisas toimib kool. Ja kui me nüüd mõtleme, et okei, et tegelikult oleks ju parem ja energiasäästlikum ja üleüldse kuidagi rohkem ruumi oleks, kui me ehitaksime uue maja, mis siis täpselt arvestaks kooli vajadustega. Siis kui me hakkame jätkusuutlikkusest rääkima ja kui me hakkame rahalisest poolest rääkima, siis tegelikult me peame alati mõtlema selle peale, et see lõpp nii-öelda ressurss, mida me siis panustame sellesse, et me uue koolimaja ehitame, ei ole tegelikult see ainukene ressurss, et me peame hakkama võtma algusest. See võib-olla tundub selline natukene naljakas mõttekäik, aga nii ta on, et meil on see mõis. See mõis on ehitatud. Selle mõise ehitamise peale kulutati ressursse, eks ju, selle materjali tootmise peale ja nii ja naa. Siis selle peale kulutati ressurssi, et see mõis toimis, et seal inimesed toimisid, et see maja hoiti funktsioneerivana. Ja nüüd see kool läheb sealt välja, mis saab selle mõisaga, eks ju, see on ka alati oluline. Ja siis, kui me nüüd selle uue koolimaa ehitame, siis me kulutame ressurssi selle peale, et meil on see materjal, me ehitame ja siis selle kooli nii-öelda toimivana hoidmine, eks ju, et kõigil hea oleks. Ehk siis ka energiatõhusate uusehitiste puhul tegelikult kulub aastakümneid enne, kui nende see jalajälg on muudetud keskkonnasäästlikuks vanade hoontega võrdväärsel või madalamal tasemel, isegi kui võtta arvesse siis viimaste kultuurilise ajaloolise väärtuse kaitsmise kulud. Ja siin puhul ei ole minu mõte see, et ärme ehita uusi koolimaju, jumal selle eest, aga et alati see on see mõte, kui me mõtleme, kui me midagi uut hakkame looma, et meil on tegelikult see vana ja ressurss ka vana peal on juba tehtud, eks ju, juba nii-öelda ära kulutatud, et see on alati see mõttekoht, kui hakata midagi uut ehitama. Ja väga ilus ja väga tore on see, et kui see maja, mida me jätame siis maha, et me leiame sellele majale mingi muu funktsiooni, sest maja hoiavad ikkagi elus inimesed, see, et see maja toimib. Et see on väga oluline. Ja nüüd me hakkamegi liikuma loengu viimase veerandi poole ja järgmisena ma tahangi rääkida teile sellest, nendest erinevatest nippidest, kuidas siis füüsiline kultuuripärand ja vaimne kultuuripärand koos toimima panna. Et kultuuripärandiga, eriti kui me räägime füüsilisest kultuuripärandist, on see lugu, et tihtipeale meil ei piisa sellest, et see kultuuripärand on seal kuskil. No näiteks, et meil on mingid vanad asjad muuseumis. Inimene tuleb sinna, vaatab, okei, väga põnev, mõni juba räägib nii palju, et seda on ka lihtsalt nauditav, eks ju, vaadata visuaalses mõttes, kõik kunstiline väärtus. Aga ikkagi kultuuripärandi panevad elama lood. Ja Tartu Linnamuuseumi puhul on tore asi see, üks toredatest asjadest see, kuidas me oleme pannud selle kultuuripärandi elama Tartus. Nimelt juba mitu head aastat oleme me korraldanud erinevaid retki linnaruumis. Ja need retked, nagu te siin näete, on tõesti erinevatel teemadel. Me räägime ajaloolistest kohvikutest, pühakojadest, olulistest tänavatest, looduslikest objektidest. Ja see ongi võimalus, kuidas panna see füüsiline kultuuripärand koos vaimse kultuuripärandiga elama. Ja need on väga populaarsed retked ja mida ma olen tähele pannud on see, et inimesi isegi rohkem huvitab see, kui läheb retk kuhugi sellisesse kohta, mille kohta nad väga palju ei tea. Ehk siis läheme taga hoovidesse. See võib olla isegi populaarsem kui see, et räägime Raekojast või räägime Rüütli tänavast. Ja loomulikult alati nii nendele inimestele, kes selles giidituuris osalevad, kui ka nendele, kes seda läbi viivad, on nii hea,
kui see füüsiline asi, millest juttu tuleb, on ka reaalselt olemas. Et loomulikult jah, kui ei ole, siis võtame pilte sellest, kui pilte on, aga lihtsalt see füüsiline kultuuripärand pluss vaimne kultuuripärand on kõige võimsam, mis meil üldse võimalik on. Ja need retked on ka sellepärast väga toredad, et inimesed on väga avatud retkete puhul. Kuidagi avalik ruum soosib seda ja küsitakse küsimusi ja tahetakse väga palju ka ise rääkida, et räägite sellest kohvikust, mina käisin siin oma vanaemaga ja mul on selline lugu ja jagatakse oma lugusid teistega. Need on väga toredad kohad, kus kogukond ka omavahel suhelda saab. Ja mis seal salata, nendest retkedest tihtipeale tuleb ka uusi mõtteid, millest järgmisena rääkida. Et ongi öeldud, et aga räägime ühiselamutest. Et see on ju hea mõte ja ühiselamute retk on siis meil ka nüüd olemas. Et retked on ühed väga-väga väärtuslikud vahendid selleks, kuidas kultuuripärandit vahendada ja kuidas siis kogukond selles protsessis saab kokku tulla. Ja tõesti, need retked on sellised, et enamus, no ütleme 89% on Tartu linna inimesed, et jah, mõnikord tuleb keegi ka kuskilt väljast, et kellelgi on sõber külas ja kuskilt mujalt linnast ja võetakse tema kaasa, aga kõige rohkem on huvitatud kogukond. Siin on üks väga huvitav sündmus, mis oli Valga muuseumi poolt korraldatud. Taas näide, kuidas kultuuripärand pannakse elama. Nimelt Valga muuseum on väga kuulus juba oma erinevate ägedate ürituste poolt. Kõige võib-olla kuulsam, mis ajakirjanduses ka suurt kõneainet sai, oli Eesti pulm, aga tegid ka nad säde aiapeo. Nimelt Sädepark, siis Valgas väga oluline kultuurilises mõttes kuulus Sädeseltsile. Ja nemad siis mõtlesidki, et nad taaselustavad seda pärandit ja nad korraldavad seal ühe tõeliselt võimsa ja ajastu truupeo. Et taaskordne näide sellest võimalusest, kuidas panna kultuuripärand elama. Ja nüüd jõuamegi turismi juurde. Et kultuuripärand ja turism. Päranditurism on üks selline turismiliik, mida aeg edasi on aina populaarsemaks saanud ja ta kogus juba populaarsust enne koroonaaega, kui nii võib öelda. Ja mille pärast ta siis nii populaarne ongi see, et inimesed, mida aeg edasi hakkavad aina rohkem otsima seda omapärasust ja eriilmelisust, mis tegelikult igal piirkonnal on. Ja eriti tulebki see välja koroonaaegses maailmas ja loodetavasti ka siis post-koroonaaegses maailmas. Et inimesed soovivad ennast eemaldada sellest massilise tarbimise, tootmise ja tarbimise ahelast. Ehk siis päranditurism soodustabki seda, et inimene valib oma marsruudi, ta kogeb mingile piirkonnale omast kultuuripärandit kõikvõimalikel erinevatel võimalustel. Ehk siis päranditurism funktsioneeribki kõige paremini siis, kui külastajal on võimalus päranditurismi kaudu saada osa erinevast ja eriilmesest kultuuripärandist. Ehk tal on võimalik süüa neid traditsioonilisi sööke ja juua jooki. Ta saab näha füüsilist kultuuripärandit, eks ju, talusid, teisi hooneid. Tal on võimalik osaleda mingitel üritustel, mis on päranditurismi puhul väga oluline, et need turistid, kes seda turismi harrastavad, nad tahavad olla ka ise osalised, midagi kätega teha, midagi punuda, midagi kududa, õmmelda. Et see on väga oluline ja päranditurismi puhul on ka väga hea see, et see paneb kogukonna tööle selle piirkonna kultuuripärandi vahendamise nimel. Ehk siis see on väga suuresti kogukonnapõhine ja ongi oluline, kui tehakse see otsus, et jah, et me lähemegi nüüd selles piirkonnas seda päranditurismi teed,
et seda kommunikeeritaks tervele kogukonnale, nii et kõik saavad aru, mida see endast hakkab kujutama, et meil hakkavad siia tulema need turistid rohkem kui kunagi varem, eks ju, kuidas me täidame seda ja seda nii-öelda vajadust ja kindlasti kõik ei ole sellega nõus, kõik kunagi ei ole nõus, aga väga oluline on ikkagi enamuse nõusolek selle otsusega. Ja see päranditurism on ka jätkusuutlik, kuna ta hoiab paikkonna kultuuri ja maavarasid ja elustab loomulikult siis ajaloolist keskkonda. Ja see annabki võimaluse nendele tootjatele, kes selles piirkonnas elavad, siis oma põllumajandussaadusi nii-öelda müüa ja sellest tooteid teha. Et minu arust väga hästi on sellega hakkama saanud Setomaa, kelle siis erinevaid kodulehti ma suure huviga ka lugesin siin viimastel nädalatel. Ja see on tõesti väga kompaktselt on see info pandud kodulehele, kust inimene saab vaadata, valida, mida ta tahab siis teha ja kuhu ta tahab siis minna. Et see on tõesti väga tänuväärt, mida on tehtud. Ja kõige selle kokkuvõtteks taaskord tsiteerin Siim Raiet. Siim Raie on väga hästi öelnud, et kultuuripärand on strateegiline ressurss, uusloomingu, identiteedi, kohatunnetuse ja mitmekesisuse allikas. Ja peame õppima seda senisest paremini kasutama ja mitte ainult ajaloo tundmise eesmärgil, vaid ka tuleviku väärtuste, samuti majandusliku lisaväärtuse loomiseks. Ja siin pilt illustreerib seda, kuidas kultuuripärand on ressurss ja kuidas seda kavalalt siis kasutatakse, on see sama virtuaalreaalsus ja minust väga hästi õnnestunud foto. Et see on üks võimalus, nagu ma eelnevalt ka rääkisin, uue meedia ja tehnoloogia vahenditega siis seda kultuuripärandit aina paremini ja atraktiivsemalt inimesteni tuua, kuid mis seal salata, ehe on kõige parem. Tehnoloogia ei tohiks olla asi iseenesest, et alati, kui me hakkame mingit tehnoloogiat kasutama, siis me peame ikkagi mõtlema, et kas ta annab mingit lisaväärtust. Sest eks neid uurimusi on ju kõike tehtud, et see, mida inimene tunnetab siis, kui ta näeb füüsilisel kujul seda ajaloolist eset võrreldes sellega, et ta vaatab seda telekast või läbi prillide, et see ehe on alati parem. See on mingi teatud ruum, mis sünnib selle vaataja ja selle eseme vahele, mis on see tõeline väärtus, mis tõesti, mis rikastab väga oluliselt meie maailmapilti. Aga minu poolt aitäh, mul pole õrna aimgi, kui palju ma rääkisin. Siin on veel natukene kasutatud kirjandust ja nüüd ma arvan, ongi õige aeg, kui saab küsimustele keskenduda, kui neid tuli. Aitäh! Suur aitäh, Nele, et tõeliselt huvitav oli seda kuulata, et mina saan ainult öelda ja ma usun, et ka väga paljud meist, kes me siin praegu kuulame, et me elame väga eriilmelises maakonnas. Meil on siin suisa 2 eriilmelist kultuuriruumi ja meil seda pärandit, et rahvast siia kutsuda ja edasi anda, on väga palju ja mul on tegelikult jube hea meel, et nagu sa ise mainisid, et siis Setomaa on väga tubli, alati meil pildis on seda väärtust hästi palju ja samamoodi meie suitsusauna traditsioon ja linn, mis räägib lugusid, mis sellel suvel kenasti ju hoogu võttis ja see kõik, mis sa rääkisid, see ainult toetab seda kõiki neid ettevõtmisi. Aga minul nagu tekkis siin esimesena kohe üks küsimus, et pange teie ka kindlasti seal oma küsimusi, head kuulajad, kirja, sest see kultuuriteema on minu meelest hästi oluline ja hästi palju aitab ka turundada meie oma piirkonda, oma maakonda ja kutsuda siia inimesi. Aga sa ütlesid ennem nii ilusasti oma loengus, et kultuuripärand nii aineline kui vaimne on see, mida üks grupp peab üheks ajalooliseks päritud kultuurilooliseks baasiks, et millegi oma kultuuripärandist pidamine tähendab seega nii-öelda nagu ka siis omandinõuet või sellist positiivset väärtustamist. Ja minul tekib siin kohe küsimus, et
kas miski saab olla ka näiteks siis kultuuripärand, kui kõik seda ei aktsepteeri, kui võib-olla mõni suhtub sellesse ükskõikselt või negatiivselt ja tegelikult ka ju aja jooksul meie väärtushinnangud muutuvad. Meil on, et kuidas? See on väga hea küsimus. Tõesti, nagu ma ütlesin, kultuuripärand, mitte kõik see, mida eelnevad põlvkonnad mida me pärime, neilt ei ole kultuuripärand. Et kultuuripärand on alati mingi teatud grupi või siis ühiskonna otsus, et jah, see on kultuuripärand. Ja minu jaoks ja see on ka väga oluline, mis sa ütlesid, et see muutub ajas, see väärtus muutub ajas, mida me peame kultuuripärandiks ja mida me ei pea. Et samamoodi, kui ma rääkisin muinsuskaitsest ja nende eesmärkidest, siis see, mida ta oli 20. sajandi keskel võrreldes sellega, mis ta tänapäeval on hoopis teine, et kui vanasti ikkagi väärtustati seda vana, see vana on see, mida peab säilitama, aga nüüd on just see, et meil on tegelikult oluline säilitada igast ajaperioodist midagi. Sellepärast, kes oleme meie ütlema, et see on väärtuslik ja see ei ole väärtuslik. See on hästi kahe otsaga tõesti hästi küsimus, sest mingis mõttes me ei saa kunagi olla hinnangute vabad. Et me kõik paneme mingile asjale väärtus, on see hea või halb. Aga me peame alati mõtlema laiemalt ja suuremalt. Ja näiteks, mis on põnev, on see, et siuke liik, kultuuripärand, ta ei ole liik, aga ta on nüüd osa kultuuripärandist, nagu on Poetry Slam, eks ju. Need on väga toredad üritused, olen ise ka käinud ja seda nüüd väärtustatakse ka kui kultuuripärandit. See on omapärane vorm tänapäeva ajal, mida me siis pärandame edasi. Ja loomulikult kõige ekstravagantsem näide võib-olla ongi Hruštšovkad näiteks. Et meil oli mingi aeg loeng juba mitu head aastat tagasi, kui me arutlesime teemal, kas Hruštšovka on kultuuripärand. Et siin on täpselt samamoodi, et mõne jaoks on Hruštšovka lihtsalt asi, mille võiks maha tõmmata, sest ta on kole ja võiks ehitada midagi ilusat, eks ju, asemele. Aga on ka teine osa inimestest, kes ütleb, et aga see on ka pärand. See selles mõttes ju räägib loo mingist ajast. Ja ma ütlekski nii, et tulevaste põlvede jaoks on samavõrra olulised need head lood ja need ilusad lood, kui ka need lood aegadest, mida võib-olla me väga ei taha meenutada. Et see kõik on tegelikult väärtuslik. Et jah, see on täiesti võimalik, et kultuuripärand võib olla ka midagi sellist, mis mõnede jaoks on asi, mille võiks maha võtta, ära kaotada. Aga teiste jaoks jälle, kes võib-olla mõtlevad laiemalt, ütlevadki, et aga see on samamoodi kultuuripärand, kes oleme meie nüüd otsustama, et võtame asja maha ja me ei kanna seda edasi järgnevatele põlvedele. Et see on hästi keeruline ülesanne ja sellepärast ma üldse ei kadesta muinsuskaitseameti tööd ja nõukogu tööd, kes peab, kui rääkida riiklikust kaitsest, neid suuri otsuseid tegema. Ja meil siin on tulnud üks väga huvitav küsimus, et võtame näiteks rahvariided. Miks see võiks olla nagu rahvariie ka juba selline igapäevane riietus, et selline üldlevinud riietus, et miks ta peab olema just nagu ainult teatud hetkedel nagu oluline, et see võiks olla võib-olla täpselt samasugune vorm nagu iga teine vormiriietus meil või? Jah, et miks me ainult hoiame seda mingiteks teatud, eks ju, suurteks ja olulisteks hetkedeks. Mulle tundub, et rahvariie on aina rohkem moodi minev nähtus. Et nüüd me räägimegi sellest, et meil on need vaidlused on olnud, näiteks kas või ka koorikollektiivide ja tantsukollektiivide juures, et mõni vaatab seda väga halvasti, kui rahvariide juurde pannakse mingi selline ese, mis ei ole traditsiooniline. No Veenre kõrvarõngad ja rahvariided näiteks, üks näide. Ja mõni ütlebki, et aga see ei ole nagu selles mõttes algupärane või omane sellele asjale, et see rikub seda pärandit. Ja tegelikult ju rahvariie on olnud ka ajas muutub ja meie paratamatult rahvariiete puhul muudame neid mingis mõttes, eks ju. Et minu arvates see on täiesti
okei, kui me paneme mingi lisaelemendi juurde. Ja mida aeg on ka näidanud tõesti, et rahvariietega käiakse aina rohkem ja tehakse ka stiliseeritud, eks ju, et kasutatakse mingeid teatud vorme ja ma ei vaataks ka üldse selles suunas halvasti, sest on ju tore, et mingid motiivid ja mingid riidevormid läbivad mingi sellise uuenduse ja saavad uuesti elavaks, eks ju. Et jah, ma mäletan, et isiklikust kogemusest, kui ma täitsa siuke väiksem olin ja vaatasin neid presidendi vastuvõtte, siis mulle tundus, et kui enamus ilusasti alati käisid kuskil ja tegid omale mingi tualeti ja õmblesid kleite, siis väga vähe oli rahvariideid. Siis ma mõtlesin, issand jumal, kui igav on nende rahvariietega seal käia, eks, et nii tore on ju, kui sa lased nendele midagi valmis teha. Ja kui ma vaatan täna seda 30-aastasena, siis ma mõtlen, et see on nii tore ja see on nii vägev, et see rahvariie jõuab sellisesse kohta. Et miks mitte kanda rahvariiet rohkem, kui me seda tänapäeval kanname ja olgem julged kasutamaks mingeid motiive ja stiliseerima, et kas see on mingis mõttes ju teadmise ja mingi vormi nagu edasiandmine ja edasi kandmine. Jah, et mulle just nagu tundubki, et tegelikult kõik on nagu mingi määral ajas muutuv, et täpselt see, kuidas me ka seda oma pärimust nooremale põlvkonnale edasi anname, et see võib-olla, mis oli äge kunagi, kui meie vanemad olid noored, siis täna selle noorele pead sa selle just mõtlema palju uuemaks ja palju atraktiivsemaks ja võib-olla leidma sinna selle uue vormi sinna juurde, et loomulikult seda algset ei tohi nagu unustada, et minu meelest väga hea näide on see TikToki kampaania, kui ka me tõime maakonnas esile meie olulised kohad ja tantsisime uutmoodi Kaera-Jaani ja just noort põlvkonda see väga-väga kenasti kõnetas ja kutsus kaasa ja meie Kaera-Jaan oli väga kenasti esindatud, et ma hiljaaegu veel sattusin ühele vestlusele, kus me pidime, kuidas ma nägin, kuidas tegelikult inimesed mõistavad kultuuripärandit ja pärandkultuuri tahaksid nagu ühtemoodi mõista. Kas sa oskaksid Nele natuke seda avada, et mis on kultuuripärand ja mis on tegelikult pärandkultuur ja need ei ole ju kaks täiesti kattuvad asja, vaid üks on üks osa sellest? Ja, see on hea küsimus sul, ma ei ole selle peale kunagi mõelnud. Kultuuripärandi ja pärandkultuuri erinevuste peale. Täitsa pean endale praegu tuhka peale raputama. Aga võib-olla sa ise räägiksid, kuidas sa sellest mõtled ja ma saan sinuga kaasa rääkida sellel teemal. Et see oli nagu lihtsalt, et me jäime ka tollel hetkel nagu mõtlema, et kuidas me seda mõistame, et kultuuripärand ja pärandkultuur, et kultuuripärand on nagu selline laiem mõiste ja selline pärandkultuur nagu oleks kultuuripärandi üks selliseid avaldumisvorme, millal mõistetakse ainult inimese loodud põhimõtteliselt objekte maastikul ja selle poolega tegelikult tegeleb siis meie mõistes ainult RMK. Ja pärandkooslused ja kõik see teema. Just. Jah, okei, kui niimoodi sõnastada, siis jaa, et mis on need erinevused ja kus on need kattuvused, eks? Just. Ja, see on üpriski selline, see on keeruline teema, eriti kui mõelda selle peale tänapäeval. Et mingis mõttes ju on ikkagi see tendents, vähemalt kui me räägime nüüd loodushoiust, et ei ole kunagi hea, kui seda inimkätt tuleb nagu liiga palju vahele loodusele, eks ju, kui me hakkame seda nagu väga palju ise, eks ju, mudima ja muutma. Aga nii palju, kui ma olen aru saanud, siis pärandkultuuriga ongi see, et see, kuidas me seda muudame, on ka mingis mõttes sellele looduslikule keskkonnale, eks ju, kasulik ja hea ja selles mõttes miks ka mitte, eks ju, seda teha. Ja pärandkultuuri ja pärandkooslustega ongi see teema, et nad on väga huvitavad nähtused, sellepärast, et nad põimivadki omavahel, eks ju, loodust ja nii-öelda seda ja inimest. Inimene on küll looduse osa, aga nad põimivad seda omavahel. Ja selle ruumiga
selle loodusliku ruumiga on ju siis seotud väga palju meie traditsioonid ja mõtted ja viisid ja eriti Eesti kontekstis, kus tegelikult loodusel on olnud väga-väga pikka aega väga oluline roll meie maailma mõtestamisel. Et selles mõttes ma olen väga poolt sellele, et seda pärandkultuuri ja neid pärandkooslust, et neist nagu rohkem rääkida ja neid rohkem eksponeerida. Et on nagu selles mõttes võib-olla nüüd see aeg uuesti jälle tagasi jõudnud, kus me peaksime mõistma, et me ei saa ilma looduseta, loodus saab ilma meieta väga hästi. See on nagu selge, aga et meie ei saa ilma looduseta ja väärtustame loodust. Ja tõesti, selles mõttes ma olen tõesti sinuga väga nõus, et pärandkoosluste teemat võiks rohkem rääkida ja inimesi võiks rohkem kaasa panna mõtlema sellel teemal. Et see on väga väärtuslik. Meid ei oleks, kui ei oleks loodust. Me oleme osa loodusest, et hakkame nüüd seda uuesti mõistma. Just, et mulle ka nagu tundub, et me võiksime ka kultuuris seda poolt nagu rohkem väärtustada ja läbi turismi siis ka niimoodi esile tuua. Ja. Et aitäh, et väga kenasti rääkisid selle osa lahti. Et meil on üks küsimus, et viimasel ajal on see jälle kuidagi väga ägedasti tulnud päevakorda, et jälle meil on siin jälle ju väga kaksilmne kultuuriruum ja kaks erinevat keelt, et kuidas sina näed, et keel on ju ka tegelikult ühtepidi väga muutumises, et tulevad uued sõnad, vanad ununevad ja teisipidi me peame nagu väärtustama ka seda, kust me pärit oleme ja meil on ju siin võro keel ja seto keel ja tahame ju, et ka see edasi kanduks, et siin on ka selline päris õhkõrn vahe kogu aeg, et. Ja, see ongi see teema, et see on paratamatu, et kõik meie ümber uueneb, keel uueneb, ta on seda kogu aeg teinud, see ei ole ainult tänapäeva nähtus. Aga minu jaoks ongi oluline see, et ma saan aru, et see keel muutub, aga on oluline ka see, et me nagu säilitaks seda essentsi või seda keele olemust. Et meil oleks teadlikkus sellest, et see võib-olla natukene naljakas näide, aga mille peale ma hakkasin mõtlema, et see on nagu musta leivaga. Et me saame poes erinevat sorti musta leiba. Me saame erinevat sorti hapukoort, kodujuustu ja sõira, eks ju. Ja need kõik on selles mõttes ju olnud mingis mõttes, nad ei ole enam see algupära, mis eks ju kunagi oli. Neid ei tehta seda nendes kohtades, kus algupäraselt seda tehti, nende algupäraste, eks ju, vahenditega. Et see on muutunud selle tegemisviis ja ruum ja pannakse sinna igasuguseid asju sisse alates rosinatest ja millest muust, eks ju. Aga mina näen küll seda, et tänu sellele, et meil on need muudetud kujul hapukoor, kodujuust, sõir ja mis iganes, inimestel tekib uuesti huvi ka selle algupärase vastu. Ehk siis ma näen seda natukene nagu selle, kuidas ma ütlen, nagu ringina, et meil on asi, ta muutub, eks ju, tulevad erinevad vormid sellest, aga tänu ka nendele erinevatele vormidele inimestel tekib huvi ka selle vana ja selle algupärase vastu. Et mina näeksin, et see oleks nagu üks viis, kuidas kõik oleksid õnnelikud. Et jah, aga keele küsimus on selles mõttes tõesti väga põnev, sellepärast, et viimasel ajal on ju pikalt on ju väga palju uusi sõnu tulnud ja inimesed väänavad ja käänavad, eks ju, aga ei ole kellelgi tegelikult seda ühtset arusaama, et kuidas me peaksime nüüd siis antud hetkel käituma. Et ühelt poolt võiks ju soosida inimeste loomingulisust ja keeleloomet, aga teisalt on ikka mõningaid sõnu nagu väga õudne kuulata. Et ma arvan, et need inimesed, mitte ma nüüd ütleks, et see ei ole meie asi keelt säilitada, see on iga keelt rääkiva inimese asi säilitada seda, aga ma arvan, et need instantsid, kes tegelevadki sellega, neil on lihtsalt väga palju praegu mõtlemist, et kuidas teha nii, et kõik nagu asjaga rahule jääksid. Et ilmselgelt me oleme väga muutlikus maailmas ja me peame lihtsalt mõtlema, kuidas selle muutumisega toime tulla ja leidma kõige paremaid vahendeid selleks.
Nii, aitäh. Kas on meil veel küsimusi? Vist hetkel ei ole, aga ma praegu väga tänan Sinnele ja ma annaksin siin vahepeale sõna siis Kadri Kambrale, kes teeb siis väikse kokkuvõtte, kuidas on läinud meie kompassikettal raamatukogus ja Võru Maxi Marketis. Ja tere ka minu poolt. Aitäh Nele ja Kristi, see oli ääretult põnev ja kaasahaarav vestlus ja palju selliseid teemasid, mis ilmselt on meil kogu aeg siin õhus olnud ja vahepeal on jälle väga tore see teema lauale võtta ja läbi mõelda ja koos läbi mõelda ja reede õhtu ka pole kuskile kiiret, eks ju, pitu ei lähe täna. Et teeme kultuuri igaüks oma kodus. Tänane tõesti vestlusõhtu oli meie seekordsest ürituste ja loengute sarjast viimane. Nagu te juba teate, see kõik toimub paralleelselt Võrumaa Keskraamatukogus oleva rändnäitusega, mis kohe-kohe tõmbab oma otsad kinni ja uuest nädalast läheb edasi järgmisse kohta. Ja selle rändnäitusega kaasas käis tõesti ka selline tore kompassiketas, kus kodanikud said jätta oma jälje, et kuidas nemad tunnetavad elukeskkonda ja neid ümbritsevat just täpselt selliselt, kui nad sellel hetkel nagu tajuvad ja panna neid mummukesi. Ja ma kohe jagan teile neid tulemusi, mis me oleme saanud siin värsked tulemused, mis küll veel nuppude kaupa kokku pole päris loetud, aga esmase ülevaate saame teha, et nagu näeme, siis kuna seal ringi seespool on siis need pigem nagu need negatiivsed hinnangud, et kus on veel palju arenguruumi ja vaja olukorda parandada ja väljapool on siis sellised väga head ja positiivsed, et loomulikult torkab silma, et kõik loodus ja looduskeskkonnaga on Võrumaal ja Setomaal asjad nagu väga hästi, et sellega on inimesed rahul ja ega mis me siin ikka kurta saame, nagu me tegelikult ka see kultuuripärand ja looduspärand, millest me täna rääkisime, käib siia alla. Ja ollakse tegelikult üpris rahul, kui me siin vaatame ka see liikuma pääsemine, ligipääsetavus on ühtlaselt, et on nii ja naapidi arvamusi, aga vaatame võib-olla, kus on selliseid rohkem mummukesi ka seal südamiku pool, ehk et kus on meil palju arenguruumi, siis me näeme huvitavalt, et eluaseme teema on hästi esile kerkinud. Ma sain koostöökogu inimeste käest tagasisidet, et varem võib-olla see ei ole nii teravalt silma torganud, et see on võib-olla meie piirkonnal olnud omapärane ja samamoodi see liikumine ja ligipääsetavus on just teises otsas ikkagi ilmselt see ligipääsetavuse teema on saanud ka sellist neid parandamist vajavaid nagu hinnanguid. Ja sarnaselt siis nende varasematele kohtadele, paikadele, kus sellist uuringut on läbi tehtud, siis vastutus ja osalus ehk et see inimeste kaasarääkimise võimalus on saanud ühtlaselt punkte nii positiivselt kui siis võib-olla sellest negatiivsemalt poolelt, ehk et siin on nagu võib-olla ka need mõtlemiskohad, aga kindlasti need on tõesti praegu täna päeval tehtud kiired pildid, et need ei ole veel lõplikult üle loetud ja omavalitsuste kaupa, et seda me kindlasti teeme koos koostöökoguga ja neid tulemusi ka oma veebilehtedel siis tutvustama ja teeme sellest järeldused ja siin tõesti läheb nüüd see teatepulk natukene üle edasi ka koostöökogule, kes ka meie näitust avades ütles, et nad juba on saanud nendelt kompassiketastelt nii palju sellist tagasisidet ja nad tunnevad moraalset vastutust, et selle teadmisega, mis nad koguvad nendest väikelinnadest kokku, tuleb ka midagi ette võtta, ehk et siit tuleb luua ka mingeid jätkutegevusi, üritusi või mingisuguseid plaane pidada, nii et väga-väga loodame, et see protsess, mis selles veebruarikuus võib-olla siin natukene sai hoogu juurde, kuidas inimesi kaasa mõtlema panna sellele, milline on nende eluruum, milline on nende keskkond, kus nad elavad, et mis nad ise saavad selleks ära teha, et kuidas käivitada arutelusid, et see kõik oli selline tore üleüldine eksperiment. Nii et minul on küll ääretult hea meel. Ma tänan kõiki, kes sellesse ettevõtmisesse on panustanud, erinevaid partnerid, osapooli, kogu meeskonda, et see on olnud üks väga-väga huvitav teekond. Nii et nagu Kristi alguses ütles, ega siis sellega ju kõik veel otsa ei saa, et meil tulevad loometalgud ja tuleb veel kõiksugu toredaid üritusi,
et hoidke siis ennast kursis ja olgem ikka aktiivsed kodanikud ja loome ise endale sellise Võrumaa ja Setomaa, kus me ise tahame elada ja mille me tahame oma lastele pärandada. Nii et mina tõesti tänan kõiki. Aga Kristi, sõna tagasi sulle. Aitäh, Kadri, aga mis mulgi muud, et ma tahan veel kord öelda südamest aitäh Nelele, et sa seda kultuuripärandi teemat meile avasid ja ütlen samamoodi. Meile 11–13 märts Funkimanno loometalgutel üks meeskond hakkab just pusima sellel teemal, kuidas Tartu kultuuripealinna projektist just kasu saada, tuues esile oma kohalikku kultuuripärandit, nii et olete kutsutud kõik kaasa mõtlema ja meile Funkimanno loometalgutel veebiteel kaasa elama. Nii et saab ainult öelda aitäh teile, et olete kõik need loengud olnud meiega. Aitäh, et hoolite. Aitäh, et meiega koos kaasa mõtlete. Uute kohtumisteni.